laulupaar demonstreerivad siis oma Nõiaella kleiti ja moodsat meremehe kärki, mis on taas väga-väga popp ja väga in, kuigi tänasel päeval võib-olla pisut palav. Kuidas on, kapten Trumm? Kas elad veel? Rohke mahlaga saab ikka hakkama ja natuke jäätist ka. Nii, aga teeme nüüd nii, et hetkeks ei ole teie need kõige tähtsamad, vaid alustame hoopis väikestest reilidest, kes siis enne kleite tulevad, emme ümmarad kleite näitama. Ja meie esimene modell on Neiu Rikka, palun. Nii, Rikka esineb teile lausa 2 korda, sest tema emmel on valminud 2 kleiti. Esimene koosneb siis 2 osast. Kleidist ja jakist. Inspiratsiooni pakkusid mitmest osast tehtud kardinad, mille alumises servas oli pitt. Ja leidsime ühe vanemat sorti huvitavast materjalist kleidi, mis oli kogu kostüümi aluseks. Selle kostüümi õmblemisel on kasutatud 4 erinevat kardina kangast ja pitki. Kleit on pärit ühe hea sõbra käest ja kardinad saadud taastatud koos. Tema õmblemisega esimest korda ei tegele, aga sellist sorti kostüümi. Melani kleidi inspiratsioon lihtsalt tuli ema väitel. Käed hakkasid tööle ja õmblus valmis nagu iseenesest. Rikale modellitöö väga meeldib ja tema teeb seda hea meelega ikka veel, sest et seal on ilusad kleidid, soengud saab ennast näidata. Melani kleit on siis, nad osalevad esimest korda sellel moel demonstratsioonil ja niisugused projektid. Ja Melani kleit on valgis valgest pitskardinast alusriie ja äärekaunistusel pärit oranžist meeste diisel T-särgist ja varrukast tehtud aluskeel. Nii kardin kui T-särk on päris omane poeg. Esialgne plaan oli teha eest lühem, tagant pikem kleit, kuid juhtelline ja allikaks olid sellel puhul ajakiri Käsitöö, kus 2011. aasta kevadnumbrid olid ilusad pildid tiigadest ja uhkest kleite näitasid. Ja varem mida millegi niisugusega ema tegelenud ei ole. Küsimusele vastas Karme, et kuidas talle meeldib, tantsida meeldib, teadab ennast näidata ja see meeldib emme õmbles. Ja faktid pärinevad vanaema kapist. Projekti käiguni ema olid selles, et Lotta sugulastel ja sõpradel meeldib suvel teha igasuguseid näitemänge. Ja eriline meelis teema näitemängide puhul on vana mõisaaeg. Ja see kleit peab sinna ajastusse väga sobima. Lottale on ema kostüüme õmmenud natukene ka lasteaia ajal, aga midagi nii uhket ei ole ta varem teinud. Lottale selles projektis väga osaleda meeldib, see tundub talle huvitav ja kleit meeldib talle väga ning jätka hea meelega osadeks teine kordki. Nüüd Maria Lotta kleidikangas pärineb vanaema riidekabist ja ta võib olla 30–40 aastat vaba täiesti uus kangas. Ja pitsiline osa on valminud siis vanadest kardinatekstiilidest. Mingit lõiget ei kasutanud, lihtsalt lõikasime välja ja õmblesime kokku ja tuli siis niisugune nagu ta. Emili kleidi idee tuli emal siis inspiratsioon halgjatest, et Emili on nagu ise ka üks väikene halgjatiiga ja talle endale meeldivad ilmsasti halgjad. Ja päris esmakordne oli see, kui ema niisuguse projekti käsile võttis ja lapsele sellise uhke halgjatleidi õmble. Emilile väga meeldib sellel moel demonstratsioonil osaleda, talle meeldib proovi ajal kleiti kogu aeg proovida ja näha, kuidas järgi uhkemaks ja ilusamaks läheb. Ja riided, millest siis see valmis kangas on hea asjaliga tordetud humanad, erinevad stiilid ja pitsid ja Menna Helena. Nad tuleb üks ette mereröövli proua, kaselehed juhtes, mis nad on. Ja Enna Helena ema sai inspiratsiooni Aino Perviku ja Kuntsmoori teosest, aga lõikeid saisid uuematest kordastest, nagu ta ütles niimoodi, et niisugused kleite on siis ka hea näha. Ennale meeldib või emale meeldib kostüüme teha, kuna tema valmistab ka näitemängude ja etenduste jaoks erinevaid kostüüme. Ja tütrekesele väga meeldib sellel konkursil osaleda. Peaasjalikult on kasutatud vanu kardinaid ja igasuguseid muid riideasju. Tuleb koos kapten Trummiga lavale. Kadri kleidi puhul sai ema inspiratsiooni Käsitöö ajakirjast, kus olid tüdrukute teepeokleidid ja sellikud ehk siis seesama 2011 Käsitöö kevadnumber. Ja Kadri emme tegeles niisuguse õmblemistööga ka täiesti esimest korda.
ja olid küsimusele, kas selline modellitöö meeldiks, siis kuna Kadri veel väga ei räägi, siis talle kindlasti meeldib, aga ta ei oska seda veel sõnadega väljendada. Ja need kangad pärinevad siis tädi Merikese varasalvest ja samuti on kasutatud enda vanu köögikardinaid ja lõppkokkust valmis siis niisugune kleit, millega võib siis alepeole ja pallile minna. Meie järgmine modell on Neilipall. Niisuguse rohelise materjalidest ta vaatab, et loodusega sobib see rohekas kleit hästi kokku ja siis tegelikult loodusega tõepoolest olevegi. Ja selliseks tööga tegeles ema tõesti esmakordselt, varem ei ole ta mitte midagi niisugust teinud, kuigi ema tegelikult on väga käsitöösõber ja igasugused muid asju valmistab käsi. Nüüd küsitakse Kainikas, kas talle see töö meeldib küll modell olla, moesõu ka meeldib. Tahan küll modelliks saada, tahab ilusaid tippedega ja satsidega kleite panna, soengud tehakse ilusad. Ja nüüd kaskad pärinevad, seal on kasutatud vanema õe kleiti, köögikardinaid, veidi pikki ja seadevõrku ja kui jõuab, siis täna saab ka mingeid elusaid õisi ja tõesti otsest inspiratsiooniallikat ei olnudki, aga kuna Reginale meeldivad kangesti tõeliselt lihtsalt kleidid, siis valisime kardinad lihtsalt selle järgi, millest lihtsalt liigeid võimalikult lihtsalt õmmelda saab. Reginale väga meeldib selles projektis osaleda ja kui tema käest küsiti, et kas ta tahab tulevikus modellimises osaleda, siis oli vastus selline. Kus see modell on? Mis seal tehakse? Kas kogu maad on seda tegema? No siis peab rassu ka tulema. Arvata võib, et rassu on see noor häda. Ja mis mulle selle juures meeldib? Tantsida meeldib, et juba olen väga ilus. Ja Regiina köögikangas on päris tegelikult täitsa humanat ja sobivat kangas kodus sellel hetkel ei olnud. Väga valitud ja ilus kõik. Ja toon tuli lihtsalt ette antud teemasse materjalisse väikese ilususe unistused, ilusad suure ilmast ja ilususe teemad. Emale meeldib taaskasutuse ja igasuguste kostüümide kavandamise ja õmblisemisega tegeleda ja tal on tulnud seda üsna sagedasti ette. Ja nüüd mis ütleb Liina selle töö kohta? Mulle meeldis sellest kleidi õmblemise projektis osaleda. Arutasime emmega, mida teha, sain talle soovitada, mida tahab, sai ka täpselt lihtsalt kuidagi valmis. Lõikeid tulid peast ja materjalid on vanadest kollastest kardinatest ja nii ta lihtsalt valmis saigi ja tegelikult sellist õmblustööd tegi ema päris esmakordselt, et niisugust ilusat kleiti ei olegi varem ise õmmeldud. Kui küsisime, et ta siin ette selline modellitöö meeldib, siis ta oli natukene arg, aga noogutas luminasti, et kellele see meeldib. Ja kogu kostüüm ongi enamalt jaoks valminud vanadest riietest. Teine kleidi põhjaks sai ema kunagine kuhmidega proogitud Madrid Disco Blue. Sellel on kihid külge õmmeldud 5 erinevat kardinakangat rüümi. Kõigist rüümimaterjalidest on meil kodus kardinad. Ja need rüümikangaid oli meil sellepärast nii palju, et õmlen oma koju ise kardinad. Inspiratsiooni pakuvad kõiksugused pitsid, satsid, paelad ja proogid, läbipaistvad ja õhulised materjalid. Ja kuna kavatsen sügiseks asuda Räpina ajanduskoolis stiilitööd õppima, siis on need kostüümid vajalikeks näidistöödeks nüüd olemas. Rika on 3 aastat tantsinud võimlemisklubis Sirutus, nii et laval esinemine pole talle võõras. Kodus harjutab ta veebi ees tundide 5 erinevaid tantse ja seab ka sõbrannadele liikumiskavasid. Kui te paluks tal mõne lauluga siin esineda, teeks ta seda vabalt ära. Reedesel lasteaia lõpupeol öeldi temaga.
väga-väga positiivne, äge.